tuleb jälle maa peale iga kõndmisega ja uued kerkid üles. Ja siin on püütud natuke poste panna tee või kalp. See tee oli vanasti keelatud piirkond. Ees on nii vahva. See piirivalve piiritsoon kohalikult said sõita siin, mis elasid. Ja see, kes luba võttis. Passi lavast said luba ka. Saaremaale sõiduks. Mina ei saanud koju ilma propuskita, et enam ka ei saanud. Läbi läksid, siis oli ilmtingi võtta, et passi kontroll, propuskit ei ole, ots ringid tagasi. Mis propusk on? Luba. Läbi on pro ja pusk on ei. No siit paistab randa. Oota. Võtame siit üle. Siit on jõud. Ei, siin ääre peale ma ei lähe. Võtame filmina. Ei, aga siit ei näe sa midagi. Kehtä vajas on kahulis. Kitsitallekesed. Vaatiko niinku päris tilukesed. Kitsitallekesed on kitsitallekesed on nii suured. Siia on post ette lautud. Nii peaks olema tead. Peaks tee ääres olema traed nagu Rootsis kiirteed. Ikka minu meelest, et kui üks teeb midagi nagu ebatavalist viisi, siis hakatakse seda järgi tegema, siis muutub see mingi... Ja, see oli vana asula. Siin see oruloss peaks olema kuskil. Aga kus seda ma täpselt ei tea. Ei, see on rahvale. Pikk oli see, kust tuli. Nad ise käisid. Mobiliseeritakse seal äkki. Toilas. Ja siis langes sõjas siis või? Orulossi vära. Või see, mis sellest õigemini alles on. Laululava Oru pargis. Pätsi side sõjaväes aega, siis oli side patarid ja tuha jooksul. Tervise loss on ju veel ja tagasi. Lossi komandandi asukoht. Pea sisse pääs siis, jah? Me tulime nagu tagant siis. Jaa. See on siis pea sisse sõit Oru lossi park.
Seda on juba lossiga rostitud. Näed, minu teada, vaata kus need seal istuvad. Seal oli loss või? Jah, siit. Aga see, mis on taga neetud, see on juba lossi aiast väljas. Jahah. Jah. See on kellegi erakäte siis nüüd või? Ühtegi laeva poolt jalaga alla robot. Siin kasvavad igal juhul tammed. Oleme ringi tagasi. Tuumingad võitsevad ilusti. Selle peatee pealt jääb paremalt poole. Orulossi peab ära siis, jah. See on karu ära. Karud on otsas, jah? Sees oli ka karuvara. See oli nii kutsutud nimetus. Näitasid karuvarava poole, oli see noolega. Tahad, kus on? Aga me ei näe palju Sillamäes, ainult korsten näeme. Joo, kus me käisime rääkimas. See oli Kundas. See on hoopis teisel pool. See on ammu möödas. Künti veel terve ranna ääres künti üks tõksed 3-4 meetri laiune riba ülest ja siis seda aastati kogu aja, et siis oleks sealt pealt siin unestis see kõik Sillamäe linn. Vaata, kui ilus vaade on ees otse. Siin vaata ette raudteest läheb üle ka.
Silmet. Keegi nägi. Et veavad siit värki välja sisse või kus otskasid see töötab. Selle silmed töötab kogu aeg. Sedasi rinnakargused kõik maha niidetud, paljud tõngad olid püsti. See oli kõik kuulipeki tulega oli maha niidetud. Nüüd on muidugi see rinnaga kõik uuesti kasvanud ja uued metsad ja uued. Siin käigi pärast seda olid suured aktsioonid, kui Eesti poisse võeti, see oli rahvuskorpused olid veel. Narva elektrimaa korst teel Soome lahede ja teel Narva-Jõesuusse. Ja siis tuleb puhta liiva. Äkki merekallast puud on ees. Mis on siin karjud, et venelased, sa ei saa ju nendest siit lahti. 30. Siin peab ettevõtlus ja märk ja olema, aga kui inimesi ei tule siia, ettevõtlikke inimesi ei ole siin, no mis me oleme nüüd Narva-Jõesuus sees juba või? Jah. No siis sõida. Juba paistis ühes sirgest tänavast vahune meri. Osso. Ei no, peaks olema midagi teha siin, tähendab, et inimene saab ennast ära elatada. Vaat siin samas Gordonis me käisime ja istusime, nüüd on Eesti piirivalve siin sees. Kui me torni ronisime, siis meid veeti siia. 2 tundi piinasid meid siin korda mööda, et miks sa selle torni läksid ja mina muidugi ülbe, et mis teil siin nii madal torn, meil Saaremaal Mustjalas, seal on palju kõrgemal, on seal ka käid. Mis te siin kardate, üks noor mingi ohvitser oli siis tõlgiks siis. Mis sa seal käisid? Ma ütlesin, et mis sa seal käib, mul on siuke töö, mulle meeldib ülevalt ja ma alt ei näegi midagi, ma olen ikka kõrgelt vaadata. Ma ajasin tal siukest kägu. Kui see hakkas vahepeal naerma, siis, aga meil ju kaamera kaasas. Kaamera oli ju kaasas, eks ole, ja võt see oli kotis. Ja mõtlesime, et nüüd, et kui ma... Võtavad filmi välja? Algul oli minu, ei, Narva-Jõesuus see fotoaparaadist tõmbasidki filmi välja. Ja see tõmbasid kohe seal jõe ääres seal. Kui me vahel jäime, seal kohe tõmbasid välja. Aga kaamera oli kotis. Meil oli kaamera siis. Kaamera oli kotis ja seda kotti, noh, seda me siis otsime niimoodi korda mööda. Seda nad ei võtnud siis? Ei, nad ei teadnud, et see kotti läbi otsitud. Aga me olime hirmud küll, ma olin siis selle esimese mehega. Et ei ole nagu seda kotti ühe käest nagu ära ka anda, et noh, et lused olid seal. Peesitasid 2 tundi bussiga, nagu ootasid või. Ja tobe värk terve see asi oli. Saaremaa piimakombinaadi rahvale käisin. Mõnel on ju korras ka, mõnel on ilus. Mõnel on korras, jah. Mulle minna mõtleb väga häälda. Et kui palju jalu minna vist. Mul ongi nendest jalanõudest siida. Sinna ei tohi minna, torni ei tohi minna. Oleks seal siis piirikas tornis olnud, oled, et pastoi, kui sa tuled. Mitte kedagi. Me olime tükk aega, ronisime kõik üleval alla. Karjusime, kisasime ülevalt alla. Keegi siis tuli. Püss seljas ja mis siin toimub. Piirivalve ise ladi. Ma mäletagi sellist. Või on korda tehtud, ta oli mulle nii viletsad. Võib-olla käiks Vene aeg, neid kirikuid, neid kasutati ükskõik milleks. Aga siin ei müüda ka enam midagi. Narva-Jõesuu tierannal.
aga mis siin oli, jutustage? No oli ikka puhtama Nagu Võsu umbes. Eks siin olid suvilad ja majad ja Nagu Võsu oli umbes. Vahet polnud. Mere ära linn, kõik oli puhas, inimesed elasid igal pool. Turg oli, toimetasid. Ja siin samas, kus me seisime, seal oligi turuplats. Kas seal oli mingi kohvik või midagi? Ei, ta võtab aega ilmselt. Et siin on niuka tiigid ja pargid, et siin see ongi Kuursaali esine, Kuursaal on seal taga. See oli nii ilus oli see Kuursaali esine. Kuursaal paistab seal. Käisime seal jalutamas. Et see hoone sealt paistab, see ongi Kuursaal. Aknad pole ka ees enam. Siis oli kõik ilusad aknad olid ees ja seal tantsimis käid. vitraažid olid ja noh, siit. Need turg on ilmselt siia toodud. Midagi siin on. Mis lavad need on? Iiva on igale poole kirjutatud. Need Coca-Colad ikkagi müüakse. Linnavalitsus on siin. Ja kirik oli siin ja Luteri kirik. Enne kus me tulime seal. Sanatoorium. Jah, aga seal, kus siin olid ju kõik majad olid saari ajast selle Vene stiilis. Nüüd keerame Narva jõudsust, siis Narva poole. Piki Narva jõgi. Siin pool on natuke elu, aga seal pool absoluutselt. Aga siis oli ikka seal ka. Siin on ikka natuke elamist ka. Paljad need fundamendi kohad olid veel ära tuttavad, sest et sõjaga lõhuti see küla. See oli ju nii fantastiline pilt, mis täna siin meres oli. Siukse otsa me ranitseme. Narva jõgi siin. See on Venemaa teisel pool. Ei, see on Venemaa teisel pool. Ja just, aga on see saar teisel pool? Ei, see on jõe kallas. Tahad saada? Ei taha. T34. Et siit olla just kui testant. Tee peal leitud see paika panna. Naad paremad pool. Nii palju vanu puuriste, näed siin on mingi... Peeter Põllus siin ju kartvaja teist. Ristid on kõik ära murtud ja... Linnas siis. Mine jala või? See on see Siiversti või mis ta nimi on. Et selle järgi tuleb nüüd pime aed siis enne, kui tuleb see suur sild, mis Venemaale viib. Ristid on teistmoodi, jah. Nüüd tuleb ära keerata Helga. Paremale seal ees. Nendel olid oma... Seda sa näed seal, kus auto keerab. Auto aega panna juba. Inimene peaaegu süda linnas, nii et siis paremal. Seal, kus auto keerab, seal keerad ära. Ja siis teeb jonksu ja siis jälle vasakule ja siis tuleme sinna. Seal, kus see valge auto tuleb, seal keera ära. Näitab seda peateed. Mäletab küll viimati sõitsime siit, kui käisime ühel matsusel, aga kas sugusel ja panna teema. Räämas majad. Kirik on uus vist. Sõida edasi. Ilus. Jah. Sul on ees õigus.
kõik parklad peavad olema Ja, ma saan aru. valve all. Me olime seal nende juures, käisime seal, sa ei toonud siin ka autot ööseks maja ette jätta, vaid viisime ühe tema tuttava juurde, kel oli oma maja ja siis kaotusin hoogu. Ja siis mõned korrad olime ka, käisime siis valve alla parklisse viimas. Aga tänaval ei olnud Ei keegi olnud, autot ei. tööseks jätta. Nüüd siis edasi või? otse edasi ikka kogu aeg, see on peatee ju. See on kohe loss kindluse vastas. See oli üks 3 majast, mis siin vist terveks jäi. Hermanni kindlus on huvitav, see on korda tehtud. Jaani kindlus on, saad ütlevad juba seda ammu 10-15 aastat tagasi öeldi, et ära sinna jumala pärast mene. Sõidagi edasi. Lüüakse maha, röövitakse paljaks. Nüüd me tahame minna otse. Aga meiegi Sõida siit vasakule. see on ringtee siin. Ja siis sõida tagasi. Ja siis sõidad sealt ringi. Hermanni linnus otse. Siit jah. Nüüd välja siis parem. Siin oli suured jõuksud. Vaata ette, see on umbes nagu Raua tänav. Stopotamine. Tänav on ju pool katki. Nüüd Sinna või sinna? ei, otse. See on vist see Peetri plats, see kindlus on siin. Kuskil, ma arvan. Ja parkimiplats. Seal ees on. Mis? Sees. Päris ilus mööbel oli, ma käisin vaata. Piir on. Nii et sellepärast seda maja nii väga ei hinda, aga no kuna ta küsib, siis Ilusti korda tehtud, aga Jaani linnast on siitagi tehtud. varjus. Minä ehkä talle yhtä nauttaa perään. Tää oli jo sakslaste kinsukaapia jo. Mis see tähendab Venemaa? Šveitsis käis ja Minä tahaks minna küll Pihkvasse. siis sa pead üle piiri minema. Ei se Pihkva ja se Venemaa eestlase jaoks on sama odav kui soomlase jaoks Eesti. Jaa, vot sellepärast sinna tasub minna ja väga paljud praegu nii ütlevad, et noh, et Peterburi on suur tuum. Käivadki seal. Näed suured kellad. Ei no Ivangorod'i näeb siit. Vaata kui ilus vaade siin, kui on tõesti ilus vaade. Leningradi jõul käib see sama maja. Ahah, jah. See kellegi vaat. Siit pead siis load saama ja See on mingi kirik seal. Puud on kõik ära tapetud poolestaan. ja siit näeb ju täpselt seda lõvi siis. Muidu on pikalt küll. Kreenholm on seal taga, need lähevad kõik seal.
On Kreenholmi juurest või? Kirik on samas nurga taga. See, jah, ongi see. Kus? Passat seisab seal. Kuni sinna välja ja siis arvestad, et seal on need kõrged ääred. Siin ka jälle, tasa. Siin remondivad teed on. Võiks ühe korraga valmis teha. Hoia natuke paremale. Nojah, sõida mööda ja siis hoia paremale. Nüüd siit läbi. Siin seisab siin. Ja nüüd sõida siit paremale. Välja. Tallinn. Ranknahhoost on lõppenud, nüüd tuleb Ranknahh-Tallinn. Aga sildid on kõik ikkagi eestikeelsed ja Seadus on. Kelle seadus on. Sa need õpivad ära. Saadakse, see on tead. Linnavalitsus ja värk, kõik on puha venelased. Peaksid ju rääkima ka eesti keeles linnavalitsus. Kasu on, kui eesti keel selleks õppida, kui kõik räägid vene keeles. Jah, ja igatu jah. Vaatad kaugele või lähedale, igal pool on kord majas, paistab. Mitte midagi pole öelda. Ainuke asi, et võib vastu juttu. mis see täpselt tähendab? Türa peale saadavad. Ropendasin natuke. Mis sa ütlesid, huja või? Mis sa ütlesid, huja või? Otse edasi. Nahui. Kui ongi. Maksi klassiks teed. Siin on ju Tartu Ülikooli filiaal ka. Aga vene keel. Statolis, pea kinni, sõida sisse siia, palun. See on nende probleem. Ja tänavad on ju korras, ei ole mida ütelda. Mis sa lollidega räägid? Kahju, et seda Vana-Narvat nii vähe alles on, aga see on teine asi, sõda käis ju siit üle. Ei olnud küll üldse pärast seda, jah. Just see kursus meelest läinud ja ikka ei oska keel. Aga noored püüavad. Noodustused kohe tuleksid ja kohe läks elu käima. Midagi juhtuks. Ei saa. Saru, kui lolli need on ikka need poliitikud. See on mingi linnamärk. Saldino ja need värgid on siin. Ma mäletan, kas need pikemad olid 180. Mis see on see suur elektrijaam? 180 rekalt Eesti. Kaugel on Eesti elektrijaam seal? Kes on rataste vahele jäänud see? Nad teavad, et haridust on vaja. Tagasi teel, Sillamäe. Ütles, et üks mees võiks rahestada terve. Kõrvad jäävad kõik. Need... Nüüd on ju üldse see on terve globaalne probleem, et mehed ei ole üldse, lapsi ei saa ja Suitsetavad ja siis muidugi palju muid hädas. Juba noorelt tekke, sellepärast, et nagu meil siin üks doktor ütleb, et mis on rikkuma loodud, see peab rikkuma, aga suurde sooja tugitooli ja muidugi sealt ei tule midagi. Muna kaudu. Kõik need kommentaarid ja kõik. Ja siin passib jälle üks politsei. Nad ei saa aru sellest. See vist mõõdab siin kiirust. Sillamäe. Norrakat pole. Mägi peaaegu. Siin on siis roheline Tuhamägi enne Kohtla-Järvelt. Uuesti loodusega nagu tagastatud. Kohtla-Järvel. Palju ei paista just. Jäävad puude taha.
pagan, mul on ju ees. Ma mõtlesin, miks ma ei näe midagi. Tahad näha, nüüd saab sisse sõita. Mida nüüd? Jah, Tööta. Nüüd küll. Kivi oli Tuhamägi. Kivi oli Tuhamäe. ka neid vaadata. tukkis. Siit paistab veel paremini. Nüüd hakkab paistma. Ei hakka või Meil suitseb on korsten seal taga. korsten jäi sinna varju. Ja Aseri juures, jah. Need teletubid, mis lastefilmid on televisioonis siin Eestis ka. Poo vist minu meelest see punakas. Kuule, ma ei tea, mis need nimed on. Ei, mina seda ühte ma mäletan, ma teisi enam ei mäleta. Näidatakse. Igatahes August, talle kangesti meeldib, kui televisiooni laste saates need on. Et see on, need on tema lemmikud, siis ta sai ju niisuguse nuku siis. See kohe küpsuseksamist nii-öelda ja siis nemad, neil oli 50 jah. Nii et siis nad said kokku nende vana koolis, nende vana klassiruumis. Siis keegi ja see siin on ju keegi aud siin käisid siis. Teda mälestas. Harner. 2 tükki nendest olid ise oma elu võtnud. Juhkuge neid, mis võib nii küll viia inimesi, mina ei ole selles olnud. Ei, ega ei saa, aga noh, eks mingi psüühiline nõrkus, mis... Seal pidi midagi olema, mis kõrvetas nii juhtmed läbi. Aga ma pean teie minu küsin sellest. Need olid Aga te võite sealt võtta Ma vaatan, et siin Saar-Vahtra otsas on üks väike sala. Üks mis see võib olla salakuule. Vares, noh. Jah. Tal on noka vahel on mikrofon. Ja suur aga mille ei tea, võib-olla ongi nüüd sealt meie pesakonna. Ja ta võib olla välja treenitud. Ta paistab jah niisugune ümavik. Ma tean, et ma arvan, et ta on noor, et see on Varese poeg. Ta kuju on teistsugune. Vaatab nii ja ilma alles. Ta vaatab meid ka. Mul on suure mikrofon. Selge poole peale. Vares Raua tänava aknast. Raua tänava kohal või õigemini Varese poeg. Ja millega suur Vares ka võtab. Ka Vares, ma ei tea, kas Vares nii palju. Vares on niisugune kaiksööja, nii et... Põltsamaal Helgi Toomi, Helga emapoolse sugulasega lossihoovis. Ja pärast seda hakkas kohe oo järel ja äike ja nii, aga no hullu ei ole. Vot sulle, et...
pildi ka, kui see lasti tagasi. Meil on Elga isapoolne suguvõsa on üsna hästi kaaristatud. Seda me oleme nagu viimasel ajal katsunud teha. Ma pean mõned küsimused. 14. siis. Ja Türi kirikus olevat üsna sama taoliselt lugu. Ja Liivi sõja ajal või selle lõpufaasis, nii 1570-78 oli siin Liivimaa kuningriigi keskus. Vajadest kodus lahti saades, need nooremad vennad kuningatel on hirmus tülikad, kui nad on lähedal. Kõigepealt ostis talle Saare-Lääne piiskopkonna. Siis sai ta juurde veel Kuramäe ja Tallinna, nii et ta oli ka Tallinna viimane piiskop. Parkuni lossis on pilde. See Püha-Jüri oli küll. Pärast põlemist kohalikud pottsepad korjasid ahjupotte endale arvati, et kunagi kasutada. Nad püüdis selle liiaga kaasas. Jah, liiaga bussiga. Just. Need on võib-olla need. Näevad välja kui tüüpilised rootsad. Näevad välja nagu tüüpilised. Jah, see on huvitav tähendab, et seda kasutama, aga praegusel hetkel on raha siia antud nii palju, et teda säilitada. Et kokku ei varise, jah. Aga millal siis edasi saab meie Feeliksjoonet kõik? Kus see koer ise elab linnast väljas? Koer elab ise linnad, teisel pool linnast. Teisel pool selles, jah. Koer tahtis sinna meie lähedale kangesti osta omale maha. Siin mul täna on taha. Aga teeme, aga see mina teen nüüd kaljapildi, et siis jääb ise ka peale. Kooriruum on siis vana suur. Ja anti siis 3 tuba on üleval. Teie oma on ülemine korrus, mitte alumine? Nii, aga nüüd Eesti ajal, ta on maha jäetud see maja, et tal ei tehtud remonti. Mina ütlesin Vene ajal, mina lippu välja ei pane, sest maja on nii hirmu, et meie panime sinna ainult tänava serva võiks, me võime siia nurga taha minna. See peaprobleem? Ja. Nad tegid juba kalkulatsiooni, see on päris, meie jaoks. Kogu aeg olnud niisugune ikkagi tuntud. Eks ole see keskus. Põltsamäe jõgi siis. See on natuke juurde. Ja võeti katus maha ja siis võt luhanad seal niisugult saab, kui mingid gruppe on vaja paigutada või mingid suvekoolid või laagrid, siis ka funktsiooni seal pole leitud? Ei, praegu küll. Sellel aastal tuleb ka raamatukogule juurde ehitus. Aha. Ja siin kultuurimajas on siis üritused ja niimoodi? Ja, kultuurimaja. Jõgeva kinomaja. Kinomaja ja seal on kahebussija. Need on ju teistelaegsed. Peapoed on. Et siit nüüd hakkavadki kohe metoaparaat ja telefoni ja... nüüd paremaid aegu või uut omanikku. Aga see nimi on nüüd? Ja kõlakoda. Või kolivad suuremasse. Küütamise mälestussammas Põltsamaa. Aga mitte seda ma paljusid enam ei tunne, sellepärast ära, et kui me jäime 85, jäime 26, jäime pensionile, siis läks nii. Just siis naised läksid ju pensionile mind. Mina sain juba. Lihtsalt puud ja põõsad ja mis siin olid, aga nüüd on siis just igal pool need roositained istutud. Siin kogu aeg olnud.
see on siis nii-öelda üks jõekäär nii-öelda. Jõgi ka saadi, seda mõni on looduslik ja mingi on. Ma ei ole ise vaatamas käinud. Eks see tore on. Tagasi tuli või tähendab poiss koolist tagasi tuli, siis kohtasid siin sama oli ja hoone. Eesti-aegne põllumeeste nii et põllumehed panid oma rahad kokku ja ehitasid sinna. Jah. Põltsamaa koolimaja. Puude taga. Vabadussõja mälestus samas Põltsamaa. Ja, seal on Estonia ja see on Vabadus. Estonia mälestusmärk Põltsamaa. Ahah, ja välja läheb. Ja vesi oli teda kandnud, kui ta oleks tulnud siia suurde voolu, kevadel oli 18. mail ta uppus, siis ta suure vooluga oleks ta siit alla läinud, aga ta jäi. See on neil lõpetaja, mis... Karl August Helmani mälestussamas Põltsamaa. Kuul on üle 40. Kõik see külvas kokku ongi nagu Kuningamäe. Ja tegelikult on see nagu ka veel Kuningamäe küla. Ja, sest et see meie talu oli veel viimane talu Kuningamäe külas. Ja nüüd me lähme siit samast kohe alla ja metsa. 2 kilomeetrit on veel see. On nüüd siis need vanad Meierei ruumid siis, vanad müürid veel siis säilinud. Hästi vana, aga tal tuli siis... Selgi Toomi pool. Põltsamaa liida. Nüüd on noor karv. Ta ei ole päris sileda karvel, ta on mingisugune... Aga õudselt kodusõbralik ja käib järel. On külvad ja... Nii on. Ma tuleb siia. Ja ma harrikas seda koera. Ajab nagu selga, see võib-olla... Viskab pikali. Nüüd möödunud suvel me tegime siia niisuguse, nagu Tuuli ütleb, kevadtoa. Ja me vist lähnegi siis sinna, et sööme nagu tõesti. Seda maja oli veel natuke müürisid edasi ka, aga tuli kõike. Jah, ta nii mulle meeldis, et ütlesime, et selle hoiame alles ja see on nagu selle maja, vana maja mälestuseks. On see kivi siia pannud. Et ta külm ei rikuks. Ja soojus. Ja siia me tegime siis nagu uue muru. Alles kattule pannakse mais. Uue muru. Lapsed on siin käinud kiikumas. Siin saunas nüüd tänu sellele, et Tuuli seal välismaal käis. Üldse on siin palju lapsi käinud. Kõik lasteaia lapsed käivad ekskursioon. Siia olete täna kogunenud, nii nagu välja kuulutatud
Linnaraamatukogu lasteosakonna ruumes, kus me praegu viibime. Kirjanik Helga Nõu, kes ka on siin, näete, kes pole veel, kes ei ole veel õigesti arvanud, see näeb, et siin on kirjas Helga Nõu, kes on kirjutanud teiesugustele ja vanematele inimestele ja ka väiksematele inimestele tema viimase romaani nimega 6. sõrm, mis on ka Tiina Tammer ettenägelikult pani laua peale, tõlkidel oleks vaadata ja näha, millise raamatuga on tegemist. Näete, niisugune näeb ta välja. See on hetkel Helga Nõu viimane romaan, kõige uuem, kõige värskem ja nii nagu ikka uut ja värsket raamatut on saanud kombeks esitleda, nii nagu inimest esitletakse, kui ta on küll veel tundmatu. Helga Nõu ei ole meile tundmatu, aga tema raamat hetkel on tundmatu meile veel ja seetõttu saab siin aset toimuma selline asi nagu raamatu esitlus. Küllap on raamatu esitluselgi omad reeglid, millest tuleb kinni pidada, nii nagu inimeste esitamisel üksteisele. Ma arvan, et sellepärast, et see raamat on selline, mida sa ei suuda käest ära panna, kui sa hakkad lugema. Siis sa alustad algusest ja enne ei lõpeta, kui ots peab. Ja teine asi veel, et kui sa oled ta lõpetanud, siis sa tahaks uuesti algusest peale lugeda, sest alguses sa ei taba ära, kuhu see süžeed viib. Siis sa saad aru, mida mingi sündmus tähendab. Et kui teie nüüd hakkate seda raamatut lugema, siis te võiksite algusest peale väga tähelepanelikud olla, mis selles raamatus on. Aitäh! Noh, mina ei tea, mina võtaksin niimoodi, et ääres olge ühtegi väga tähelepanelik. Nii nagu Jaanika ütles, et ta pidi mitu korda lugema. Suvepuhkus on ees, siis võib ka mitu korda lugema. Muidu väsiti järsku ära, tuleb välja, siis tuleb teine kord jälle. Selliseks, kuidas ma ütlen, väliseks tõukejuks oli romaani võistlus, kuidas tema siis õla alla pani sellele romaani võistlusele. Ja räägib siis sellest, mis neid on igat värvi, punaseid ja kollaseid ja kuldseid ja rohelisi ja kõiki, nii et seda saab täpselt. Palun, Ene, tule loe üks katkend ette ühest raamatust. Tulen ühes siia selle koha peale siis. Nii raamat, millest ma loen. Kas soovite midagi, Preilim? Karina võpatab. Juba teine, kes niimoodi märkamatult välja ilmub. Küsi on lühikest kasvu, tõmmu näoga vanamees, seekord nähtavasti poemees ise. Ta silmad on süsimustad ja välguvad kuldsete prilliraamide taga. Naeratus on sõbralik, isegi ülisõbralik. Paha, nii palju kurjust. Kõik sõjad, tapmised ja nii edasi. Aga kurjus on niisugune abstraktne sõna või tähendab, seda ei oska ja sarvedega ja mõningates juhtudes on tal kabjad, mõningates juhtudes on mõte. Et see käsiraamat, mis siis sisendab inimesele, et mõtle enda peale, ära hooli teistest. Et kui sa ainult enda kasuks kõike, siis sa saad kõike. Aga mida see kaasa toob? See toob just kaasa, tähendab hukatuse teatud mõttes. Ja ma ei hakka siin täpsemalt ära rääkima, siis ei olegi enam põnev. Ja rääkimata, et see hävitab isiku enda. Nii et see kuradi käsiraamat, kuigi ta on nii ettevaatlikult algab, siis kui seda järgida, siis see viib ühe inimese hävinguni, väga noore inimese hävinguni. Kui ma hakkasin raamatuid kirjutama, siis mul oli, ise ma teadsin, et mul oli teada algus, aga ma teadsin ka, kuidas ma tahan, et see lõpeb. Et vaadake, kui huvitav, et ütleme näiteks see peasuu, kui see oli ka sellisest Rootsi ühiskonnas, siis see on ju siit samast ühiskonnast see kõik. Et kuidas see õnnestub kirjutada niimoodi, et ei olegi vahet, et ka Eesti lugeda. Noor ja vanem ja ka täiskasvanu, aga igaüks saab oma pildi sellest. Igaüks saab aru oma tasemel, eks seda. Sest poolud tegelikult üsna ikka problemaatika.
kirjanduskallakuga on niimoodi, et need on üle Eesti. Kas see on see Saage kool? Saage kool on üle sellised. Jah, ja sellel tähendab, et 2 aastat on võetud vastu, enamik on võetud. Tänapäev ja Päevalehe kultuuritoimetaja Ilona Martin kuulusid sinna žüriisse ja Rocca al Mare kooli lapsed ja Rocca al Mare kooli emakeeleõpetaja Jaanus Vaiksoo, kes on ise ka kirjanud just seda Helga Lõõr-Rüvetat sõnum, et selles suhtes on see õpilastele soovitamine, selle raamatu soovitamine, enam-vähem nagu kindla peale minek. Tähendab, mina olen Karskuse poolt, aga kuidagi seda asja nagu, ma ei usu väga selle. Ma annan selle puhti igaks juhuks. Aga sul on ju ka õhuke või? Ma ei usu väga selle. Mul on kassas peale selle. Aga tahad siis endale ka või? Organisatoorsesse töösse. Võid ju tuua, see on lagise ripu. Jah, ma näen. Tähendab, see on, kõik on õige, oleks. Tähendab, ma oleks võinud muidugi sulle ka midagi muud. Ei, aga ei ole tegelikult või? Hommik oli üsna jahe, aga... Ega siin ikka on natuke ka. Ei, aga täitsa mõnus. Ja asi on hull ja kõik on õige, aga... Enne, sina kiusad inimesi. Jah, kiusad. Ja siis igaüks tõi mingisuguse roa või asja kaasa söömiseks, et see oli nagu üldine, et need on kõik sealt suguvõsast. Või siis nende mehed ja naised. No vähemalt see intervjuur on seda kõik, et siin on köökile paken ja... Just. Me muutuma ajaga ja nii. Nii et see jutt, mis me rääkisime 10 aastat tagasi, see oli tõsi, me ei valetanud, aga see, mis me räägime nüüd, on samuti tõsi ja võib-olla mõnel... Mägimändide ja nende meie maa mändide segudik ja põhiline istutaja oli Tammsaare vend, kes oli sel ajal metsavaht, ta oli Tallinna metsavaht. Ja see tema majake oli veel kaua aega, oli alles veel, ma mäletan, 70. aastatel see majake seisis seal otse Pärnumaalt ääres, nüüd on ta maha lõhutud, ainult paar õunapuud on, sest aiast on veel jäänud. Aga seal, kus Hiiul, seal, kus Endelas, kui ta poiss oli, seal oli ju, sa läksid ju, käisid koolis, pidid läbi selle väikse männiku minema. Jah. Ja me oleme just sellest rääkinud, kas on ikka samad männid, mis siis olid. Nad on nii väiksed. 60 aastat. Mis tänav see umbes oli? No see on Põllu ja Hiiu tänav, see on Hiiu tänav. See on Hiiu tänav. Ja Hiiu tänava keskelt ütleme, no see park on Hiiu tänava ja Vabaduspuistu nurga peal. Just, need on tõesti vanad männid. Ja need on nii väiksed, nad ei kasva ju nii või? Liiv, et ta ei kasva suuremaks. Ta ei kasva, jah. Ta ei kasva. See oli huvitav teada, siis nad peavad olema samad männid, kui mina sealt jooksin kooli. Seepärast, et saksed võtsid koolimaja ära ja siis sunniti meid Rahumäel koolis käima. Ja siis ma pidin läbi selle pargi jooksma ja mina leidsin jube suured männid hommikul, ma jäin teistest maha, ma kartsin. Natuke pool pime ja niimoodi. No, on puud ja männid on kõvasti kasvanud. Aga mina tean ka seda ümbrust nüüd enne, sellepärast, et üks Õnne 13 võtete koht oli just seal Sihi tänava ääres. Sihi tänava juures. Anni juures on ka üks võtete koht. Kus see Anni on? See on Valdeku, tähendab Valdeku tänava nurk, Valdeku ja Vabaduse puiestee nurk. Ja see on kohvik tädi Anni juures. Sellel on veel üks niisugune ajalugu, no teie jaoks on see kindlasti peaks teada olema, seal elas ju kunagi Laretei selles majas. Kas see maja, mida Käbi Lareti tagasi sai või? Ja ära müüs? See on see, mis ära müüdi. See müüdi ära. Uues kohas ka saite käia. Seal on see tegelik klooster nüüd siis. Ja seal pidi olema niimoodi, et on tahtjaid kloostrisse minemiseks.
Eks ka proovi. aga eestlasi vist ei ole seal palju? ei, sest nad ei ole vist eestlased, vist ikka tahtjaid võib-olla leidubki. Et ta ütles niimoodi, et täiesti kindlaid tahtjaid on olemas. ainult, et noh, ega sinna võtta saab, et ega sinna nad on see noviitsiaeg, see katseaeg, kui nii võtta, et ta ikka tahab. Sest ega meistermehed Raua tänaval. enne meie ärasõitu. täis. et tema on inimesega kokku puutunud juba ja. no see on umbes nagu Pärnu lahes, seal pandi üks soomlaste paatvõrku vist. jah, see oli jah naljakas juhtum, et see paat sellepärast, et kui põhja läks. ma ei saa aru, kuidas see üldse põhja läks. ei tea, tõmmati lõlguga vee alla. siis oli nii suur hoog sees, et tõmbas küljeli või. Paldiski sadam pärast ümberehitust.